Tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Eksperteetris. Minu nimi on Katriin Lepik ja minuga koos on siin täna neuroloogiaprofessor Toomas Toomsoo. Tere! Tervist! Kohe, kui mõtleme meditsiini peale ja just viimastel aastatel, et mis meil siin toimunud on, mingid suured muutused, siis ma arvan, et ei saa üle ega ümber teemast Ozempic, mis justkui siis algselt ikkagi diabeediraviks pigem nagu on määratud, aga nüüd tundub, et ta on kaalu vastu, sõltuvused, vaimne tervis, et ta justkui on selline imeravim. Kas on tõesti nii kuidagi võimalik, et meil on selline imerohi siin turul? Ja ma arvan, et Ozempic on hea selle teema alustamiseks, sest et tegelikult tundub küll, et ta on sinna imeravimi poole kaldu, et ega selle kehakaaluga on ka ju niimoodi, et on teada, et on ühed inimesed, kes on ülekaalulised, aga nad on metaboolselt või oma kehakoostiselt on tegelikult terved. Ja seda igapäevases praktilises elus näed ka ja siis on kõhnad inimesed, kes tegelikult ei olegi metaboolselt terved, et teadus vaatab ka nende inimeste poole ja olgem ausad, et Ozempic teeb täna, ütleme siis toimeainega semaglutiid tuuritab täna maailmas, nii et me võime näha statistikas esimest korda Ameerikas, kus muidu on tavaliselt Ameerika andmed näitavad, kuidas kehakaal tõuseb, kogu aeg läheb üles, siis esimest korda sellel aastal näitab, et ta on pidev nagu selline horisontaalne joon. Nii et me arvan, et siin lähiaastatel me näeme veel selle ravimiga suuri muutusi, mis otseselt puudutab ka neuroloogiat. Jah, tõesti, et see valdkond ei pruugi siis jääda ainult sinna kehakaalu juurde, ma saan aru. Ja tegelikult ka sina oled öelnud, et selle kasutusele võtta on kuidagi meie ajubioloogiat ümber defineerinud. Mis see tähendab? No see eelkõige on see meie isud, meie dopamiin, meie premeerimissüsteem. Ehk siis see, et semaglutiid võtab ära selle, mida me ise loomulikult, millele me ei saa öelda. Ehk siis teiste sõnadega, et kui näen ilusat ja head kooki, siis ühe kooki sõin, aga nüüd ütlen, et see oli nii hea, et võtan teise veel, siis semaglutiid tegelikult ei võimalda sul kumbagi tükki võtta. Ehk siis ja sealt see põhiliselt see kaalulangus nagu tulebki, aga tal on teisi toimeid ka, nii et ma arvan, et siin, kui me peaksime rääkima aasta pärast, siis ma arvan, et me räägime semaglutiidist veel rohkematest asjadest, kui me teame täna. Tõesti hästi laiapõhine ikkagi imeravim ta justkui on, aga kas on ka niimoodi, et meil inimesed hindavad neid imeefekte üle, on see ka kuidagi meile ohtlik? No semaglutiidi puhul eelkõige paljud inimesed tõepoolest tarvitavad teda kaalulanguses ja võib-olla ka isegi mitte nii palju kaalulanguses sellest, et kas seda kaalu on vaja nii palju langetada, et võib-olla saab ka teiste vahenditega seda kaalu alla, aga see on nii-öelda nagu ilu pärast, et olla nii-öelda nagu sale ja kõik nii edasi. Tal on teatud kõrvaltoimed, aga need kõrvaltoimed ei ole mitte midagi märkimisväärset mõnede muude ravimite kõrvaltoimetega, mida me igapäevases elus kasutame. Ja tõesti, et Ozempic on ainult üks nendest näidetest, ma usun, et mis meil siin meditsiinis on viimastel aastatel toimunud, aga räägitakse, et just kui neuroloogia, siis sinu põhivaldkond, just see on siis viimase 5 aastaga võib-olla muutunud rohkem kui eelneva näiteks 20-ga. Mis siis toimub? No ma võib-olla alustuseks, et kui inimesed pole kõik ei tea, et millega neuroloogid tegelevad, et see on ikkagi väga sage küsimus, et mis on need valdkonnad, et siis ma tulen võib-olla niimoodi, et mälu, liikumishäired, peavalud, migreen, kindlasti insult, noori inimesi puudutab skleroosis multiplex ja väga paljud haigused, kus on sees selline sümptom nagu halvatus. Nii et see on väga-väga suur lai ring, nii et alates tõepoolest migreenist dementsuseni nagu välja.
aga kui nüüd tulla nagu nende erinevate teemade juurde, siis no võiks öelda, et mina olen olnud närviarst üle 20 aasta ja nii häid võimalusi migreeniravis, kui on praegult, eelkõige siis bioloogiliste ravide osas ja nendel patsientidel, kes kannatavad migreeni hoogude sageduse all 8 ja enam päeva kuus. Noh, kujutage ise ette, et igal nädalal on sul vähemalt 2-3 migreeniatakki, et siis nende patsientide puhul on meeletu hüpe. Nendes kordades sa siin just tõesti korraks neid siin mainisid, aga et kuidas neid ravimeid määratakse, et ma tõesti saan aru, et meil on kuhugi see ravi jõudnud, aga seal on ka mingi väike aga, et päris niimoodi ei lähe. No laias laastus on meil nagu 3 numbrit, et 4, 8 ja 15. Et 15 peavalupäeva kuus defineeritakse kui krooniline migreen ja nendel on olemas tegelikult täna Eestis kõige kaasaegsemad ravimid. Need vahepealsed, kellel on seal 8-st 14-ni, on täna nagu vaeslapse osas ja see eelkõige puudutab Tervisekassa rahastust. Ja siis on need, kes on nagu alla 8, et nendel on ka olemas teatud ravimid, aga mis võib-olla ei ole nii efektiivsed, aga see bioloogiline ravi, mis migreeni käsitluses täna on süsteravi, et kas siis kord kuus või kord kvartalis, et see tegelikult on väga palju muutnud seda migreeni käsitlust viimastel aastatel. Rahastust korraga mainisid, et tõesti ravimid on ju kallid. Kas on midagi, mis selles süsteemis võiks või peaks ka muutuma? Noh, eks see peab muutuma eelkõige see, et kuhu raha kaob ja kui palju ühele või teisele haigusele nii-öelda nagu raha jagub, et mis on ka tegelikult prioriteedid, et ega migreen ei ole olnud väga prioriteetne, et võrreldes näiteks, ma ei tea, südameinfarktiga või insuldiga või onkoloogiaga. Et aga olgem ausad, et migreen on valdavas enamuses noorte inimeste probleem. Noored inimesed käivad tööl, et kui sul on ikkagi 15 päeva kuus pea valutab ja sa ei saa tööle minna, et kui palju siis jääb nii-öelda kaotatud tööpäevi ja kui palju jääb raha tegelikult riigil seetõttu saamata on ka arvestatav küsimus. Migreeni puhul ka kuidagi need viimased, ma saan aru, 3 aastat umbes on olnud ka justkui revolutsioonilised. Mis siis toimunud on? Noh, eelkõige ongi nende uute ravimite tulek, et noh, kui ma võtan, et ma alustasin iseseisvat neuroloogi tööd aastal 2001, siis meil oli ikka väga vähe võimalusi patsiente nagu ravida, oli teatud sellised migreenipulbrid, kofeiini ja siis igasuguste muude valuvaigistite näol. Et täna on nagu need süstitavad bioloogilised ravimid, mis on tegelikult täiesti uus tase selle haiguse ravis. Teema, mis korraks käis ka meil läbi ja ma arvan, et kellelegi liialt võõras ei ole, kuskilt ikkagi paraku sellega mingil määral kokku puutunud, on insult. Mis meil seal on muutunud? No insuldiga on ka muutunud, et insult on nagu ka kõik on toimunud suuresti sellel aastal. Eestis umbes 4-5 kuu jooksul. Ehk siis, kui me vanasti insulti käsitlesime nõnda, et meil ei olnud tegelikult praktiliselt üldse insuldi jaoks ravi, siis veidi enam kui 10 aastat on kasutusel olnud maailmas trombolüüs. See tähendab, et süstitakse ravimit veeni, mis lõhustab ära trombi ajuarteris. Ja kui see arteris see tromb ei ole nagu lõhustunud, siis see tromb tõmmatakse veel ajuarterist välja. Ehk siis on sellised meetodid. Ja küsimus oli eelkõige selles, et aeg on aju, et peab väga suhteliselt kiiresti seda tegema kõike. Ja nüüd on tulnud siis selline uus ravim,
mida põhimõtteliselt võib süstida juba kiirabiautos. Süstitakse 5 sekundilise poolusena. See ravim ära inimesele veresoonde. Ja see on midagi sellist, mida varem ei ole olnud sellist ravimit. Ta ei ole ohtlik. Ja kui nüüd on vaja ikkagi veel ka trombi tõmmata, siis saab ka seda trombi tõmmata, et tal ei ole nagu selliseid vastunäidustusi. Nii et ka insuldi käsitluses on toimunud tegelikult tohutult kiired arengud, et insuldi puhul on alati olnud see aeg, et millal see insult tekkis, et noh, et kui see on näiteks päevasel ajal inimene kukkus kokku ja kaotas kõnevõime või halvatus ära, siis me teame täpselt, et see oli näiteks 13.05 ja sealt hakkab kogu lugu pihta. Ja probleem on võib-olla nende inimestega, kes ärkavad hommikul insuldi sümptomitega ja siis me ei tea, millal see täpselt algas, kas see algas kell 2 öösel, kell 3 öösel, kell 5 hommikul, et siis seda loetakse sellest hetkest, kui inimene magama läks ja see võis olla näiteks 10:30. Ja seesama uus ravim on tegelikult nüüd ka sobib ka nendele inimestele, kelle insulti algusaeg on kauem kui 4,5 tundi. Nii et tegelikult on ka siin ajalises mõttes on toimunud edasiminekud. Ja tõesti, muidu see ajaga võidujooks on kogu aeg siin pidevalt olnud, et nüüd siis siiski kriitiline, aga et saab natukene võib rahulikult võtta. Aga siin ma küsiksin ka, mis need ikkagi häirekellad lööma paneb, et kui ma ei tea, on 3 tunnust, mida igal juhul, et kui nii juba on, et no siis on insult. No eelkõige halvatus, kõnehäire ja nägemishäire, et need 3 on nagu sellised kõige põhilised ja noh, ütleme, et kõik need 3 sümptomid võivad olla iseloomulikud ka migreenile. Ja teinekord, kui inimesel ongi selline võib-olla mitte väga sage, suhteliselt haruldane migreeni vorm, siis võidakse ka migreeni ja insulti segi ajada omavahel. Nii et võib ka juhtuda näiteks, et käsitletaksegi seda noort inimest esmalt kui insuldipatsienti, aga siis, kui ta jõuab näiteks kiirabiga EMO-sse või juba kiirabiautos tekib meeletu peavalu ja siis saadakse aru, et tegelikult on see hoopistükkis migreen, mitte ei ole insult. Ja noh, neid minu praktikas ka, et me oleme neid migreeniga patsiente trombolüüsinud küll, aga suured kohortuuringud on näidanud, et tegelikult kõrvaltoimeid need patsiendid ei saa ja minu praktikas ka ma ei mäleta ühtegi, kes oleks saanud sellest trombolüüsist, noh, nii-öelda migreeni pähe trombolüüsitud, oleks saanud mingisuguse kõrvaltoime. Aga selline sümptomite määramine, nende kuidagi kirja panemine, mingite järelduste tegemine, mul kohe seostub sellega, et päris sageli kuuleme jutte, kus keegi oma meditsiinilisi põhjuseid või sümptomeid just siis põrgatab ka tehisintellektile. Kui igapäevane see on, et sinul tuleb vastuvõtule keegi ja esitabki, siin on minu ChatGPT ajalugu, tema väidab, et mul on nii ja tõesti on nagu paika pidanud. No ChatGPT-ga kokkupuuteid, mida patsiendid nagu arstiga jagavad, need on igapäevased. Et see ei ole haruldus. Ja see sageneb. Noh, kes on ChatGPT-d kasutanud, siis teavad väga hästi, et chat annab nagu palju erinevaid variante. Et arsti ülesanne on nüüd nendest variantidest see tõene nagu üles leida. Ja ega see on tegelikult koostöö, et võib-olla, ma ei tea, vanemad arstid näiteks ei armasta selliseid patsiente, kes tulevad ja arvavad, et nendel on nooremad patsiendid, keskealised arstid, nooremad arstid võib-olla isegi, et naudivad, et tekib nagu selline uus tase arsti ja patsiendi vahelises suhtlemises. Nii et mina pean seda täiesti normaalseks, et inimesed seda kasutavad, et lasku aga edasi. Küllaltki uuendusmeelne mõtlemine, aga tõesti, et mingit kasu sellest olla võib, aga kuidas see just sealt teaduse poolel on toiminud? On meil tehisintellektist ka nüüd nii palju abi, et tõesti need muutused neuroloogias ja laiemalt meditsiinis toimuvad?
ja no ütleme, neuroloogia, üldse meditsiin on ju tehisintellekti tegelikult palju täis või ütleme rohkesti kasutusel, kui me seda, kui see võib-olla sellises ChatGPT vormis üldisesse nii-öelda rahvastikku nagu jõudnud on. Et võtame kas või kõik radioloogilised uuringud, näiteks MRT uuring peaajust, et kui inimese silm ei suuda seletada, et sellel inimesel on insult või kui suurel alal ajus on näiteks verevarustus häiritud, siis tehisintellekt suudab. Tehisintellekt suudab arvutada välja meile need kahjustuse hulgad ja see on ka üks näidustus täna, millal näiteks isegi kui see ajafaktor on läinud üle piiri, aga see programm ütleb, et ajus on verevarustus häiritud, aga sa võid veel tegelikult trombolüüsi teha, siis inimese silm ei suuda seda eristada, aga tehisintellekt suudab ja muidugi teaduses, sest et teadus suudab suurte andmemahtude pealt masinõppe kaudu tegelikult väga palju uusi avastusi teha, et noh, seal on alati ka see kriitika, et ikkagi tehisintellekt ei suuda nagu kõike. Jah, ta ei suuda, kui inimesed ei ole neid andmeid kogunud. Ehk siis näiteks, et kui sa ei ole kogunud, ma ei tea, näiteks dementsusega patsiendil kehakaalu, pikkust, rasvaprotsenti ja nii edasi, eks ju, siis ta ei suuda ka ise seda välja mõelda, sest et ta võtab neid andmeid, mida inimene on sinna andmebaasidesse nii-öelda nagu sisestanud, nii et ta ei ole täiuslik, aga ta on tohutult suurte edusammudega ja noh, kui me juba siin dementsusest näiteks rääkisime, siis dementsus ongi see, kus just selle aasta juunis publitseeritud Ameerikas ajakirjas Neurology Mayo teadlaste poolt tehtud uuring, kus nad näitasid, et 6 aastat suudab tehisintellekt MRT piltide alusel ennustada, kes haigestub Alzheimeri tõppe. Ja just, et see Alzheimer tundub, et me võib-olla oleme jõudnud aega, kus seda kas siis kulgu saab peatada või kuidagi täiesti ette ennustada, et mitte siis ainult neid sümptomeid leevendada. Ja, et noh, ütleme, et täna on selline klassika, et võtame niimoodi, et aasta tagasi oli selline klassika, et me teeme MRT peaajust, me midagi ei leia, inimene ütleb, et tal on natukene, võib-olla mälu on halvenenud, me ütleme, et noh, ootame, vaatame. Tegelikult nagu kriteeriume diagnoosiks Alzheimeri tõve diagnoosimiseks ei ole. Nüüd tänaseks päevaks on tulnud bioloogia nii tugevalt sisse, et me teeme seljaaju-vedeliku proovi ja kui me näeme seal teatud valkude muutusi, siis me ütleme juba niisuguse tagasihoidliku mäluhäire puhul, et sul on Alzheimeri tõbi. Järgmisel aastal me kõik ootame seda väga, tuleb see test verest võetuna. Ei pea enam tegema seda niisugust väga vana protseduuri, et selja ja vedeliku uuringud, et võetakse verest proov ja mis tõestab tega, et see haigus on. Nüüd järgmine küsimus on see, et me tõestame, aga kus on ravi? Ja see ravi küsimus on nagu väga keeruline, sellepärast, et see ravi on väga kallis. See ravi sõltub inimese kehakaalust, on 25 kuni 35 000 eurot, tehakse aasta jooksul 1 kord ja see tulemus ei ole võib-olla ideaalne, et see niisugune haigussümptomite vähenemine on seal umbes 30-35%, et see haigus tuleb nagu ikkagi. Et seda tõenäosus... Et see lükkab lihtsalt edasi. Aga ilma selle ravita ta ei suuda sedagi teha. Jah, tõesti, meil siin aeg natukene kipub peale, aga kuna me sai alguses mainitud ka Parkinsoni tõbi, siis ma ikkagi korraks küsiksin ka selle kohta, et mida tähendab see, et Parkinsoni puhul me justkui saame rääkida ka natukene sellist uue generatsiooni ravist. Mis seal on toimunud? No uue generatsiooni ravi on tegelikult eelkõige nendel patsientidel, kellel on haigus kaugel arenenud, et ajukirurgia on siin väga
tugevalt seotud väga mitme meetodiga, mida me kasutame eriti noorematel patsientidel. Ja noh, jällegi, kui me siin räägime tehisintellektist, siis on niisugune neuromodulatsiooni vahend, mis tegelikult paneb inimese kiiremini liikuma. Ehk siis, kui inimese samm on liiga lühike, mis on nagu Parkinsoni haiguse puhul hästi tüüpiline, siis see neuromodulatsioon suudab inimese kiiremini nagu liikuma panna. Et see on kindlasti üks asi, et mida meil ei ole täna Parkinsoni haiguse osas, meil ei ole nende inimeste jaoks väga palju pakkuda uut, kes täna haigestuvad. Ja eelkõige seetõttu, et me ei tea ikkagi veel Parkinsoni haiguse nagu reaalset põhjust, et selles mõttes on Alzheimeri tõbi Parkinsoni haigusest ette ära läinud, et seal on juba need teadmised olemas. Aga Parkinsoni haiguse, et mis on see nagu põhipõhjus, seal on nagu konkureerivaid, on 3-4 tükki, ja need inimesed on väga erinevad. Just, et neid samme siin edasiseks on, aga ikkagi on rõõmustav kuulda, et päris palju on ka muutunud tõesti. Väga palju on muutunud. Aitäh sulle, Toomas, et täna jagasid neid uuendusi ja tõesti meil käis läbi tehisintellekt ja ka need viimased neuroloogia muutused ja ootame siis uusi lähenemisi. Aitäh ka teile, kes te vaatasite ja kuulasite. Ekspert eetris on juba ka eetris uuel kolmapäeval.